2022 aastal triivis Hiina luuresatelliit üle Nevada kõrbe ja märkas midagi, mida poleks tohtinud olemas olla. Midagi tohutut. Midagi, mille ehitamist USA õhujõud pole kunagi ametlikult tunnistanud. Pentagon ei öelnud midagi. Mis tähendab, kui sa Pentagoni tunned, et neil oli tegelikult palju öelda. See lugu algab ei kusagil. Täpsemalt Nevada ulatuslikul katse- ja treeningalal, NTTR-il, piiratud kõrbeala, mis on Šveitsi suurune. See on koht, kus Ameerika kõige salajasemad relvad sünnivad. Neid testitakse ja kui need ei tööta, siis unustatakse. See pole niivõrd sõjaväebaas, kuivõrd tööstuslik saladus. Mojave ja Great Basine'i kõrbed olid juba niigi head asjade saladuses hoidmisel. USA valitsus tegi selle lihtsalt ametlikuks. Mida need satelliidid siis täpselt jäädvustasid? Kas Hiina on leidnud tõendeid Ameerika järgmise mängu muuteva relva kohta? Või kui see on lihtsalt tavaline ladu, miks on see siis suurem kui mis tahes objekt, mille olemasolu õhujõud on kunagi tunnistanud? Läksin vastuseid otsima. 2023 aasta veebruaris triivis Hiina luure õhupall üle Ameerika Ühendriikide. See joonistas hoolika 8-kujulise mustri Montana kohal. See hõljus Malmstromi õhuväebaasi Minuteman III raketisirode kohal, saates signaale reaalajas tagasi Pekingisse. See triivis üle objekti enne kui F-22 selle lõpuks Lõuna-Carolina ranniku lähedal alla tulistas. Ametnikud väitsid avalikult, et luureväärtus oli piiratud. Tegelikult see nii ei olnud. Kui hiljem avalikustati sisemised hinnangud, kujunes neist palju vähem lohutav pilt. Nende raportite kohaselt kogus õhupall edukalt luureandmeid, kui see üle lendas. Teisisõnu, tundub, et see täitis täpselt selle ülesande, milleks see saadeti. Hiina satelliidid lendavad üle Nevada enamikel nädalapäevadel. Vene satelliidid järgivad omaenda ajakava. Ja kui soovid ise vaadata, müüvad erapildistamisfirmad sulle hea meelega kõrglahutusega fotosid Groom Lake'ist $100 eest. Ja analüütikud, kes neid pilte uurivad, jõuavad pidevalt samale järeldusele. NTTR-IY-sees ehitatakse midagi ebatavalist. Tõendid on nähtavad kõigile, kes on valmis vaatama, aga õhuvägi keeldub endiselt tunnistamast selle olemasolu. 2022. Aasta alguses tabas üks neist erasatelliitidest baasi ootamatult 2 planeeritud ülelennu vahel. Pildil oli näha delta-kujulist lennukit, mis seisis taksoteel kõigile nähtaval. Osa sellest oli kaetud kaitsetelgiga, kuid konstruktsioon oli siiski piisavalt avatud, et selle kontuuri näha. Kuju oli eksimatu. Sabadheta, kaardus tiivaotstega, ei sarnanenud ühegi lennukiga, mida USA õhuvägi oleks kunagi avalikult tunnistanud. Ühtegi ametlikku selgitust ei järgnenud. Pentagon ei kommenteerinud. Samuti ei teinud seda Northrop Grumman, Lockheed Martin ega Boeing. Teised pildid näitasid angaarit, mis oli umbes 215 jalga lai. Õhuvägi ei ehita nii suuri hooneid lihtsalt ladustamiseks. Sellise suurusega hooned ehitatakse millegi konkreetse ümber. Millegi, mis vähemalt praegu ei tohiks olemas olla. Ja hiinlased teadsid täpselt, kuhu vaadata. Maa, mis seda kõike varjab, ulatub palju kaugemale kui üks baas. Alates Sierra Nevada idapoolsetest nõlvadest kuni New Mexico läänepiirini katab see tohutut katkematud keeluala. Mojave kõrb, California poolel. Suur bassein, mis laieneb üle Nevada ja ulatub Utasse. Atlases näeb see välja nagu tühi kõrb. Salastatud kaardil näeb see välja nagu üks väärtuslikumaid kinnistuid, mida USA valitsus on kunagi kontrollinud. See, mille ma avastasin, muudab järgmise 50 aasta ülemaailmset jõudude tasakaalu. Piiratud tsoon Nevada katse- ja treeningalal hõlmab enam kui 12 000 ruutmiili. Veel 7000 ruutmiili jagatud sõjalist õhuruumi ümbritseb seda. Kokku on see suurem kui Šveits. Ükski kommertslend ei läbi seda. Kaitseministeerium on hoidnud seda õhuruumi suletuna alates 29. oktoobrist 1940. 86 aasta jooksul katkematuskontrollis on kaardil olevad jooned liikunud ainult ühes suunas, väljapoole. White Sandsi raketipolügoon Lõuna New Mexicos katab maapinnal 3200 ruutmiili. Kui lisada kogu piiratud õhuruum, laieneb see peaaegu 7600 ruutmiilini, ulatudes kõrbepinnast kuni kosmoseservani. See on riigi suurim piiratud õhuruum, mida haldab Kaitseministeerium. Mõne tunni kaugusel läänes asub mereväe lennurelvade jaam China Lake, mille pindala on 1,1 miljonit aakrit ja mis laiub üle läänepoolse Mojave kõrbe. See moodustab 85% kogu maa-alast, mida USA merevägi kasutab uute relvade testimiseks. Kui need 3 ala kokku panna ja lisada veel 10 väiksemad polügoonid, mis on üle piirkonna laiali, saad veelgi suurema ala. Tulemuseks ei ole mitte baaside kogum, vaid pidev keeluala, mis ulatub üle 3 osariigi.
See on inimkonna ajaloo suurim koondunud sõjaline katseala. Ameerika Ühendriigid kontrollivad oma territooriumi kohal rohkem piiratud õhuruumi kui peaaegu ükski teine riik maailmas. Ainult Hiinal on rohkem. Mitte miski sellest ei juhtunud juhuslikult. See on 80-aastase projekti tulemus, mis hõlmas 14 valitsust, 6 suurt sõda ja 2 täielikku ümberkirjutust sellest, kuidas Ameerika mõtleb sõdimisest. Kogu selle aja jooksul ei muutunud suund tegelikult kunagi. Kaart lihtsalt laienes pidevalt. Kõige väärtuslikum kinnisvara Ameerika sõjamasinas ei asu Põhja-Virginias, Lõuna-California insenerikeskustes ega isegi Pentagoni sees. See on riba kuivanud järvepõhju, soolatasandike ja kiviseid nõgusid. Hiina ei suuda seda Goobi kõrbes korrata. Venemaa ei saa seda teha Siberis. Ja Saudi Araabia ei saa seda teha Rub al-Khalis. Maal pole tühjast maast puudust. Mõned neist aladest on isegi pindaralt suuremad kui Ameerika edelaosa, aga ükski neist kohtadest pole ehitanud seda, mida Ameerika edelaosa on ehitanud. Sest asi pole ainult ruumis. See taandub 4 tingimusele, mis kõik peavad samaaegselt olemas olema. Esimene neist on õhk ise. Great Basin asub 1200 kuni 1800 meetrit üle merepinna. Siin atmosfäär on hõre, stabiilne ja ennustatav viisil, mida madalamad kõrgused lihtsalt ei paku. Radari andmed on siin puhtamad. Sensorid püsivad kauem kalibreerituna ja raketid lendavad väiksemate väliste häiretega. Isegi väikesed muutujad, mis mujal andmeid moonutaksid, on siin vähendatud. Groom Lake'i kohal läbi viidud lennukatsetused annavad puhtamaid ja usaldusväärsemaid andmeid, kui rannikul asuvad katsepolügoonid isegi oma parimatel päevadel. Ja siis on meil taevas. Mojave ja Great Basin pakuvad kokku üle 300 pilvitu päeva aastas. Sõiduki jälgimine kiiremini kui Mach 1 vajab katkematut nähtavusjoont sadade miilide ulatuses. Üks ainus pilvevöönd võib rikkuda testi, mille ettevalmistamine võttis 18 kuud. Kõige selle all asub maa. Kuivad järvepõhjad on ühed maailma kõige tasasemad looduslikud pinnad. Groom Lake, Rogersi kuivjärv Edwardsis, kipsitasandikud White Sandsis, Yucca kuivjärv, NTTRI sees. Need ei vaja ettevalmistust ega ehitust, et toimida lennuradadena. Uus lennuk võib maanduda otse paljale järve põhjale, puudutada maad ja veereda peatuma vaid tihendatud pinnasel. Viimane tingimus on see, mida enamik välisplaneerijaid alahindab. Lähedus. Air Force Plant 42 Palmdales on Edwardsist veoautoga umbes tunni kaugusel. Teised rajatised on piisavalt lähedal, et insenerid saaksid hommikul lahkuda projekteerimisruumist ja juba pärastlõunal näha seadmete katsetamist kõrbes. Isegi suured lennunduskeskused rannikul, nagu Lockheed Martin ja Raytheon, on poole päeva kaugusel. Nii et Ameerika edelaosas ei ole lihtsalt tühi maa. Seal on just õige tühi maa. Kõik on õigesti paigutatud. Õige tööstuse kõrval, õige taeva all. See kombinatsioon ei tekkinud juhuslikult. See on 80 aasta jooksul kiht-kihilt üles ehitatud süsteemi vundament. Aja jooksul muutis see süsteem sõda. Rohkem kui korra aitas see reegleid täielikult muuta. White Sandsi polügoon katab suurema maa-ala kui Rhode Island ja Delaware kokku. Pane selle piiridesse 9 suurimat sõjaväebaasi ja ruumi jääb veel ülegi. Armee, merevägi, õhuvägi, NASA ja umbes 200 eratöövõtjat asuvad kõik siin. Ja nad tulevad siia ühe asja pärast, et testida asju, mida lihtsalt ei saa kusagil mujal testida. Kõiki Ameerika hüpersonilisi programme, mis praegu arenduses on, hinnatakse siin. Ükski teine koht riigis ei paku sellist avatud õhuruumi ja kontrollitud ala kombinatsiooni. Sa ei saa reaalselt lennutada ühtegi masinat Mach 8 kiirusel mitte kusagil mujal Ameerika Ühendriikides. White Sandsi kompleksi sees asub suure energiaga lasersüsteemide katserajatis. See asub tugevdatud punkris, mis on ehitatud vastupidama tingimustele, mis on peaaegu tuumalöögi lähedased. Seal hoitakse mõningaid kõige arenenumaid suunatud energiasüsteeme Kaitseministeeriumis, sealhulgas mereväe kihilist laserikaitsesüsteemi. 2022 aastal see tabas edukalt drooni, mis simuleeris allheli kiirusel tiibraketti. Kui Ameerika relvade laseriajastul on sünnikoht, siis on see just see paik New Mexico pinnasel. Mõnisada miili läänes asub mereväe lennurelvade jaam China Lake. Just siin ehitasid mereväe insenerid 1950 aastal esimese AIM-9 Sidewinderi, millest sai aastakümneteks NATO hävitajate standardrakett. Umbes 85% kõigist USA mereväes kasutatavatest õhust lastavatest relvadest on ehitatud või testitud China Lake'is, sealhulgas Tomahawki tiibraketi arendustööd. China Lake'is viiakse nüüd läbi suunatud energiakatseid ja hüperheli kiirusel töötavate komponentide testimist. Siil arendatakse järgmise põlvkonna õhk-õhk-rakette, mis peavad Hiina hävitajate sensorid üle mängima. Uued programmid asendavad vanad kohe, kui vanad tootmisest väljuvad. NTTR on selle kõige süda.
Aia sees asuvad Nõukogude, Vene, Hiina ja Iraani õhutõrjesüsteemide maketid. Ohukiirgurid tekitavad elektroonilisi signatuure, mis vastavad väga täpselt päris maa-õhk-raketi positsioonide omadele. Piloodid, kes osalevad Red Flag õppustel, harjutavad õhutõrjesüsteemide vastu, mis käituvad samamoodi nagu need, millega nad peaksid silmitsi seisma Pekingi, Moskva või Teherani kohal. Treeningud on nii realistlikud, et liitlasvägede õhujõud saadavad oma parimad hävitajad samadele õppustele. Suurbritannia, Austraalia, Lõuna-Korea, Jaapan. Mitte kusagil mujal väljaspool USA'd ei ole sellele võrdväärset. Laskepolügooni on pidevalt uuendatud juba 80 aastat. Vanemad radarid Trumani ajastust asendati nii, et tegevust ei peatatud kordagi. Võrk ei olnud kunagi maas. Aastakümnete pikkune katsetamine ilma katkestusteta on loonud suurima lennuandmete varu maal. Sellest arhiivist on saanud omaette eelis, sest ükski välisriik ei suuda seda korrata ilma, et nad alustaksid samu 80 aasta pikkuseid katseid algusest peale. Alates 1990ndate algusest on Hiina investeerinud hinnanguliselt $1,5 triljonit sõjalistesse uuendustesse. Rahvavabastusarmee õhujõud nüüd on neil arvuliselt rohkem kaasaegseid hävitajaid kui USA õhujõududel, sõltuvalt sellest, kuidas J-10 lennukite arvu arvestada. Kuidas iganes seda ka ei vaataks, Hiina õhuvõimekus jõuab kiiresti järele. Hiina lähim vaste on Žukov-Gobis ja see võrdlus teeb Ameerika eelise selgemaks kui ükski statistika. Seal pole elavat katsepolügooni ega ühtegi suuremat lennundustööstuse keskust, 600 miili raadiuses. Rakettide orbiidid on piiratud kitsaste trajektooridega. Integreeritud relvakatsetuste koridori pole. Pole midagi, mis vastaks Red Flagile. Puuduvad ka ühendatud salajased ühendused, mis jooksevad Edwardsist, Groom Lake'ist, White Sandsist ja China Lake'ist. 2018. aastaks. USA ametnikud hindasid, et Hiina oli sama perioodi jooksul teinud umbes 20 korda rohkem hüpersoonilisi lennukatseid kui Ameerika Ühendriigid. See on tõestus, et programm liigub kiiresti edasi. Aga on üks probleem. Hiina katsevõrk on laiali üle kogu riigi. Tarneahelad on killustatud. Ameerika edelaosas tehakse kõik ühes ühendatud piirkonnas. See teeb tohutu vahe sisse. Kuid Pekingi probleemiks on aeg. White Sandsi radarivõrgud on alates 1945 aastast täiustatud. Kui esimesed kinnipüütud Saksa V2 raketi osad saabusid, ulatusid lennuandmete failid tagasi Eisenhoweri ajastu katseprogrammidesse. Salajased ühendused seovad Edwardsi, Groom Lake'i, Tonopahhi, White Sandsi ja China Lake'i ühendamine süsteemiks, mille on loonud inseneride põlvkonnad. Isegi reeglid, mis hoiavad tsiviillennukeid eemal piiratud koridoridest, kirjutati 1940 aastal. Ja neid pole kunagi tühistatud. Hiina alustas oma versiooni ehitamist 1990ndate alguses. Ehitustöödega liigutakse seal kiiremini. Rajad saab valmis kuudega ja radarijaamad vähem kui aastaga. Kuid kiirus ei asenda katse-eksituse meetodit. Mõned ressursid ei seisne ainult rahas. Et näha, kuidas see vahe tegelikkuses välja paistab, vaadake lihtsalt Chengdu J-20 lennukit. See tegi oma esimese lennu 2011. aasta jaanuaris. Ja juba mõne päeva pärast levisid fotod internetis. Nädala jooksul oli Pentagoni käsutuses selged pildid lennukist, enne kui see oli isegi oma esimese lennutsükli lõpetanud. Võrrelge seda F-117-ga. USA hoidis seda täielikus saladuses 7 aastat, enne kui üldse tunnistas selle olemasolu. Sellist varjamise taset on Hiinal palju raskem saavutada. Nende katsepolügoonid asuvad tsiviilteedele lähemal ja nende infrastruktuur on rohkem avatud. Nii et jah, vahe väheneb. Iga tõsine analüütik ütleb teile seda, aga see pole veel kadunud. Ja USA eelis, mis on alles jäänud, on üha enam koondunud programmidesse, mida avalikkus üldse ei näe. Ja Groom Lake on selle tõestus. Piiratud ala R4808N on seda baasi ümbritsenud aastakümneid. FAA dokumentides on selle eesmärgiks märgitud testimine ja väljaõpe. 2014 aasta augustis hakati Groom Lake'i ruleerimistee lõunaotsas ehitama uut angaarit. CV-analüütikud kasutasid satelliidipilte, mis näitasid umbkaudu 215x215 jalga suurust jalajälge. Vahetult pärast seda jälgis lennundusajaloolane Peter Merlin eraldi hoonet, mis ehitati. See oli palju suurem kui ükski varasemalt baasis ehitatud hoone. Umbes samal ajal hakkas õhuvägi ümbritsevat maad sulgema. 2015 aasta oktoobris. Pärast aastaid kestnud ebaõnnestunud läbirääkimisi võttis õhuvägi Groomi kaevanduse enda valdusse. See oli viimane eraomand, kust avanes selge vaade baasile. Perekond, kellele see kaevandus oli põlvkondade kaupa kuulunud, tõrjuti välja, kui läbirääkimised katkesid. Mõni aasta hiljem, 2018. aasta alguses, pöördus õhuvägi kongressi poole. Õhuvägi taotles 300 000 aakri eraldamist Desert National Wildlife Refuge'ist, et laiendada NTTR-i.
looduskaitsjad ja põlisrahvaste rühmad astusid sellele vastu ning plaan kukkus lõpuks läbi. Baas laienes sellest hoolimata edasi. Aastatel 2018-2020 ehitati mitmetele angaaridele uued katusepikendused. Ülevalt vaadates ei paista need millegi erilisena silma. Tegelikkuses võimaldavad need lennukitel käivituda, ruleerida ja startida ilma, et neid kunagi satelliitide pealt jälgitaks. Õhuvägi ajastab juba praegu paljud maapealsed liikumised satelliitide ülelendude järgi. Need rajatised muudavad selle tarbetuks. Siis tuli pilt, mis köitis kõigi tähelepanu. 2022 aasta alguses jäädvustas Planet Labsi satelliit salapärase delta-kujulise lennuki, mis seisis kõigile nähtavalt ruleerimisteel. Analüütik Tyler Ragovay sõnul ei sarnanenud see ühelegi varem Groom Lake'is nähtule. Aastaks 2025 vaatlejad olid leidnud veel vihjeid. Üks vihje tuli õhuväe ühest kõige ebatavalisemast lennukist, tugevalt ümber ehitatud Boeing 737, mille kutsung on RAT-55. Selle ülesanne on lennata salajaste lennukite kõrval ja mõõta, kui nähtavad need radarile igast küljest on. Mitmel korral märkasid jälgijad RAT-55 tegutsemas Mojave kohal, sageli mustrites, mis on seotud stealth-tehnoloogia testimisega. RAT-55 lendab ainult siis, kui on midagi, mida tasub mõõta. Ja selle jätkuv kohalolek viitab sellele, et seal toimus midagi uut. Õhuvägi ei öelnud midagi. Samuti ei kommenteerinud Pentagoni ega ükski suurematest kaitsetöövõtjatest. 2026. aasta märtsis tehtud värsked satelliidipildid näitasid midagi muud. Uus angaar Papoosei järve kuival järvepõhjal. Seni olid vaatlejad arvanud, et Papoos on sensorite testimisala või varulennurada. Täismõõdus angaar seal viitab millelegi muule. Õhujõud jagab oma salajasi programme mitme erineva asukoha vahel. Isegi vastava julgeolekuloaga töötajad ühes kohas ei tea enam, mis toimub järgmises. Võrdle seda B-21 Raideri arendusega. B-21 läbis hoopis teistsuguse tee. Northrop Grumman Anti-Lapping 2015 aastal. See arendati suures osas avalikkuse ees. Esitleti 2022 aastal televisioonis ülekantud tseremoonial ning tegi oma esimese lennu 2023 aastal, enne kui alustas lennutestidega Edwardsis. Õhuvägi ei üritanud kunagi selle lennuki olemasolu varjata ja see oli teadlik valik. Mingil hetkel otsustasid ametnikud, et pommitaja olemasolu fakt on vähem tähtis kui selle sees peituvad võimed. See ütleb sulle palju selle kohta, mis toimub Groom Lake'i territooriumi piirdeaja sees. Sest kui B-21 oli ohutu avalikustada, siis mõtle, mis ei olnud. Kõik, mis vajab endiselt Groom Lake'i täielikku salastatust, hinnati palju tundlikumaks kui Ameerika uusim pommitaja. Lähtuvalt sellest, mis välja lekkis, Ameerika järgmise põlvkonna õhuvõimekus keerleb 3 osa ümber. 6. põlvkonna hävitaja Next Generation Air Dominance programmi raames. Mehitamata tiibmeeste laevastik, mida nimetatakse koostööl põhinevateks lahingulennukiteks. Ja 3. võimekus, millest õhuvägi keeldub endiselt avalikult rääkimast. Esimesel 2 on avalikud nimed, aga 3. mitte. Iga Ameerika Ühendriikide võrdväärne rivaal ehitab hüperhelikiirusel ründerelvi. Raketid, mis liiguvad kiirusega Mach 5 või rohkem, kõrgustel, kus ükski praegune Ameerika püüdur ei ulatu nendeni enne, kui suudaks vahemaa sulgeda. Pentagon on seda avalikult tunnistanud. See on auk kogu kaitsearhitektuuris. Klassifitseeritud õhuväe eelarves on juba mitu aastat järjest olnud tuvastamata eelarverida. Analüütikud, kes neid asju professionaalselt jälgivad, ei suuda seda ühegi teadaoleva programmiga seostada. See ei vasta 6. põlvkonna hävitajale. See ei klapi koostööl põhinevate lahingulennukitega. See ei vasta ühelegi praegu tunnustatud suunatud energiaprogrammile. Ja siis on veel RAT-55. Vargtehnoloogia mõõtmise lennukit on nähtud lendamas viisil, mida analüütikud peavad tavapärase lennuki katsetamisega kokku sobimatuks. Midagi mõõdetakse selles kõrbes, millel pole nime. Ja õhuvägi ei kavatse sellele nime anda. Samal ajal on droonide komponent juba kuju võtmas. 2024 aastal valis õhuvägi General Atomicsi ja Andurili esimest koostöövõimeliste lahingulennukite lainet ehitama ja lennutestid toimuvad Nevada kompleksis. Eesmärk on vähemalt 1000 sellist drooni. Need on loodud lendama mehitatud hävitajatest eespool, kandes sensoreid, relvi või elektroonilise sõjapidamise varustust. Kui vaenlase raketid lastakse välja, saavad droonid esimesena tabamuse. Piloot jääb ellu ja missioon jätkub. Ja siis on veel 3. osa, mida keegi pole nõus nimetama. Põhjus, mis võib seletada, miks Groom Lake endiselt laieneb. See pole esimene kord, kui kõrb on peitnud relva, mis muutis ajalugu. 1955 aasta aprillis valis CIA Groom Lake'i uue luurelennuki jaoks. Valigukomisjon lendas üle kuivanud järvepõhja, vaatas korra ja valis koha kohe välja. Lame järvepõhi, suletud Nevada õhuruum, kaugus igast linnast.
Ükski teine koht riigis ei pakkunud midagi ligilähedastki. U2 projekteeriti Skunkworksis Burbankis umbes 8 kuuga. Selle aasta augustiks oli esimene prototüüp valmis ja lendas üle Palja järve põhja. 4. juuliks 1956 U2 lendas Nõukogude territooriumi kohal 70 000 java kõrgusel. See oli kõrgemal, kui ükski Nõukogude hävitaja suutis lennata ja väljaspool iga tol ajal kasutusel olnud Nõukogude raketi ulatust. Sellest ajast peale ongi Kõrb sellist mudelit järginud. Ehitada salaja, lennata sellega salaja ja kasutada seda enne, kui teine pool aru saab, et see on päriselt olemas. U2 lasti lõpuks alla Sverdlovski kohal 1. mail 1960. Nõukogude võimud näitasid rususid ja kinni peetud pilooti kaamerate ees. Ja sellega oligi programmi salastatus läbi. Aga selleks ajaks olid Ameerika Ühendriigid juba 4 aastat kasutanud lennukit ja teinud luurelende Nõukogude baaside kohal. U2 poolt tagasi toodud fotod muutsid seda, mida Ameerika planeerijad teadsid Nõukogude võimekusest. Kuuba raketikriis saabus 1962 aastal. U2 poolt tehtud pildid näitasid täpselt, kus Nõukogude raketid asusid ja kuidas neid olid paigutatud. Lennuki kogutud luureandmed tasusid programmi end 1000-kordselt ära. Ja see oli alles algus. Järgmine lennuk, mis sellest kõrbest välja tuli, ei lennanud ainult üle Nõukogude territooriumi. See esitas neile väljakutse midagi ette võtta. SR-71 Blackbird lendas esimest korda 1964. See lendas umbes 2200 miili tunnis, kõrgusel üle 85 000 jala. See asetas selle kõrgemale, kui ükski Nõukogude vaheltpüüdur suutis lennata. Ja väljapoole iga tolleaegse õhutõrjeraketi ulatust. Kogu külma sõja vältel SR-71 sooritas luurelende suletud territooriumi kohal ja naasis fotodega enne, kui keegi maapinnal jõudis reageerida. Nõukogude Liit üritas küll. SR-71 teenistuse jooksul tulistati selle pihta üle 4000 raketti, kuid mitte ükski neist ei tabanud. Sellise kiirusega lennuki ehitamiseks vajalik inseneritöö oli peaaegu meelega absurdi piiril. Alumiinium sulab SR-71 kiirustel. Seega ehitati lennukikere titaanist. Suurem osa sellest hangiti paraja irooniaga Nõukogude Liidust varifirmade kaudu. Püsikiirusel kere kuumenes üle 500 kraadi Fahrenheiti ning kogu lennukikere pikenes mitme tolli võrra. Kütusepaagid olidki maapinnal lekkima mõeldud. Need tihenesid alles siis, kui metall kõrgusel paisus. Lennuk oli tahtlikult katki, kuni see piisavalt kiiresti lennates end ise parandas. See jäi aastateks salastatuks. Sovjeedid teadsid, et midagi on nende õhuruumis. Nad suutsid radaril seda piisavalt hästi jälgida, et selle pihta tulistada. Nad lihtsalt ei suutnud seda tabada. Nad ei suutnud seda peatada ega saanud avalikult tunnistada, et välisriigi lennuk tegutseb vabalt nende kõige tundlikumate rajatiste kohal. Selleks ajaks, kui programm avalikuks sai, oli see juba sadu missioone sooritanud. Kogutud luureandmed mõjutasid Ameerika strateegilist planeerimist 2 aastakümne jooksul. U2 tõestas, et Kõrb suudab relva varjata. SR-71 tõestas, et see suudab varjata relva, mis pani vaenlase tundma end abitu ja jõuetu olevat, samal ajal, kui see toimus. Vargtehnoloogia revolutsioon algas just selles kõrbes. Kuid Kõrb ei teinud seda üksi. Kõik selle järjestuse lennukid, U2, SR-71 ja need, mis tuli pärast neid, ehitati sama organisatsiooni poolt, tegutsedes samade reeglite järgi samas hoones. Palmdale'is, Californias, umbes tunni kaugusel katsealadest, kus valminud lennukid esmakordselt lendasid. Seda nimetatakse Skunkworksiks, Lockheedi arendusosakonnaks. Kelly Johnson juhtis seda alates 1940-ndatest, järgides filosoofiat, mis pole kunagi tegelikult muutunud. Väike meeskond, äärmine salastatus, otsene ligipääs katserajatistele ja insenerid, kellel on piisavalt volitusi otsuste tegemiseks ilma luba küsimata. Ei mingeid komiteesid, ei pikki kinnitusahelaid ja ei mingeid avalikke teadaandeid. U2 jõudis projekteerimisest esimese lennuni 8 kuuga. 8 kuud. Järgnes SR-71, siis Have Blue, siis F-117 ja seejärel F-22. Skunkworks on endiselt olemas. See asub endiselt Palmdale's ja see on endiselt salastatud. Tänapäeval seal töötavad insenerid on saanud väljaõppe inseneridelt, kes töötasid eelnevate programmide kallal. Asutuse teadmised ei lähe pensionile koos inimestega, need antakse edasi. Ja rajatised, mida on vaja testimiseks, ükskõik mida seal praegu ehitatakse, asuvad endiselt samas kõrbes, kus nad alati on olnud. Kõrb pakkus geograafiat, Skunkworks pakkus meetodi. See kombinatsioon on töötanud katkematult 80 aastat. See ei ole enam programm, see on süsteem. Ja süsteeme on palju raskem kopeerida kui hooneid. Lockheedi Have Blue'i demonstratsioonlennuk lendas esimest korda Groom Lake'is 1977 aastal ja siis kukkus see alla. Esimene prototüüp kukkus alla 1978 aasta mais. Teine prototüüp järgnes 1979 aasta juulis. Sama tulemus.
Sel hetkel polnud programmil ühtegi lendavat lennukit, tõestatud tööpõhimõtet ja Skunkworksi meeskond, kes oli just mõlemad katsemasinad hävitanud. Stealth-kontseptsiooni polnud kunagi operatiivses ulatuses demonstreeritud. 2 õnnetust 2 aasta jooksul kõrbes, millest kellelgi polnud lubatud rääkida. Kusagil mujal oleks programm sellega lõppenud. Kuid õhujõud jätkasid. Nad olid huvitatud andmetest. Mõlema lennuki andurid salvestasid kõik hetked enne kokkupõrget. Mida lennuki kere tegi, kuidas radari jälg koormuse all käitus, mis ebaõnnestus ja mis järjekorras. F-117. Mis 1991. Aastal Bagdadi õhukaitsest läbi lipsas. Ei ehitatud mitte hoolimata nendest õnnetustest, vaid just nende tõttu. Hiina suudab katserajatise ehitada kiiremini kui Ameerika Ühendriigid. See ei suuda aga 10 aasta jagu dokumenteeritud ebaõnnestumisi tekitada ega neist insenertehnilisi õppetunde ammutada. Iga õnnetus selles kõrbes täiendab arhiivi. Midagi ei visata ära. Ükski ehituseelarve ei suuda seda eelist järele teha. Mõni aasta hiljem lendas samast järvepõhjast lennuk, millest sai F-117 Nighthawk 1983. Aastaks õhuväel olid juba Tonopāhi katsepolügoonil töökorras stealth-lennukid ja peaaegu keegi ei teadnud sellest. Aastaid viidi meeskondi bussidega turvatud territooriumile, lennati peaaegu ainult öösiti ja tegutseti mitmekordse salastatuse varjus. See oli nii tõhus, et Pentagon tunnistas F-117 olemasolu ametlikult alles 1988. aastal. Selleks ajaks oli lennuk olnud juba 5 aastat aktiivses teenistuses ja sooritanud sadu väljalende. Terve stealth-eskadrill eksisteeris enne, kui avalikkus üldse teadis, et see hävitaja on päriselt olemas. Siis tuli kõrbetorm. Sõja avamisõhtul F-117D libisesid läbi ühe maailma tihedaima õhutõrjevõrgu ja tavasid sihtmärke Bagdadi ümbruses, kaotamata ühtegi lennukit vaenlase tule all. Iraagi raadiooperatoritel oli probleem, millega ükski sõjavägi ei tahtnud silmitsi seista. Nad üritasid kaitsta end relva vastu, mille olemasolust nad vaevu teadlikud olid. See oligi tõeline eelis. Ameerika Ühendriigid ei ehitanud ainult varglennukeid, vaid hoidsid nende olemasolu piisavalt kaua saladuses, et neid kasutusele võtta. Selleks ajaks, kui Ameerika rivaalid mõistsid, mis Nevada kõrbes oli loodud, oli see tehnoloogia juba lahingureegleid muutnud. Predator UAVD testiti samuti siin. General Atomics lendas esimese sellisega 1994 aasta juulis El Mirage'i lennuväljalt Mojave kõrbes. Laiema Nevada kompleksi tasane maa-ala tegi selle võimalikuks. Inceneraidal oli vaja kohta, kus katsetada kaugjuhtimise sidemeid sellistel kaugustel, mida ükski teine koht turvaliselt ei võimanda. 2001. Aastaks täitis Predator juba lahingumissioone Afganistani kohal. Hiina ei võtnud midagi kasutusele enne 2014 aastat. See andis Ameerika Ühendriikidele üle 20 aasta, vaidlustamata ülekaalu tehnoloogias, mis on sellest ajast alates ümber kujundanud sõjapidamist Iraagist, Jeemenini ja Ukrainani. Selleks hetkeks on muster liiga järjekindel, et olla juhuslik. Kõrb pole lihtsalt koht, kus neid relvi juhtumisi katsetatakse. See ongi põhjus, miks nende leiutamine üldse võimalikuks saab. Mis iganes uutes Groom Lake'i angaarides sees on, see ei näe välja nagu selle lõplik vorm. Ehituse ajakava saab määrata kommertssatelliitide piltide järgi, kuid kõige olulisem, ehk lennuk ise, ei ilmu kunagi nähtavale. Õhujõud on aastakümneid tegelenud õhuluure probleemiga. Salajased ruleerimisteed varjavad liikumisi maapinnal. Lennuplaanid muudetakse vastavalt satelliitide ülelendudele. Eraldi rajatised viitavad sellele, et mitu programmi toimivad kõrvuti. Kosmosest näeb ainult kesta, aga mitte seda, mis sees on. Ja see on piir, mille vastu iga välisluureteenistus põrkub. Kõiki piiravad samad 3 asja. Nurk, lahutusvõime ja ajastus. Tõeliselt oluline teave ei jõua kunagi kaadrisse. See ongi kõige kummalisem osa. Riigid, kellel on kõige rohkem vaja teada, mida Nevada kõrbes ehitatakse, on need, kes suudavad seda kõige vähem teada saada. Mitte sellepärast, et nad ei otsi, vaid sest pärast. 86 aastat täiustamist on süsteem loodud neid üle kavaldama. Praegu pole välisluurajatel aimugi, mis angaarides on. Pole aimugi, millal lennuk lendama hakkab. Pole aimugi, mida see teeb, kui see lendab. Ja selleks ajaks, kui nad sellest aru saavad, on juba hilja. Lennuk on juba kasutuses ja arendus on liikunud järgmise projekti juurde. Pole mingeid tõendeid, et see vahe niipea väheneks. Põhjus on selles, et tegelik eelis pole riistvaras. See on kogunenud teadmistes, mida antakse edasi ühelt inseneride põlvkonnalt teisele. Inimesed, kes ehitasid F-117, aitasid kujundada B2. Insenerid, kes töötasid B2 kallal, aitasid ehitada B2-1. Ja paljud tänaste salajaste programmide meeskonnad on saanud väljaõppe oma eelkäijatelt. Kõrb on see, mis hoiab seda ahelat elus. Insenerid veedavad kogu oma karjääri, liikudes samade väheste rajatiste vahel ja kandes kogemusi endaga kaasas.
programmid toimuvad õhuruumi piires, mis on aastakümneid välisele kontrollile vastu seisnud. Andmed suunatakse katseinfrastruktuuri, mida on täiustatud alates 1945 aastast, kui esimesed hõivatud Saksa V2 raketiosad jõudsid White Sandsi. Uute hoonete peale võib kulutada miljardeid. Mida sa osta ei saa, on 80 aastat katkematut kogemust. See toob meid tagasi selle luureõhupalli juurde, mis selle loo algatas. See luurelend polnud juhuslik. Peking saatis selle, et kaardistada baase kompleksi sees. Hiina spioonid said sellest reisist midagi kätte, kuid Hiina kaotas ka ühe sensoriplatvormi. See andis Ameerika Ühendriikidele vastu tükikese taastatud luurevarustust, mida lahti võtta. Õhupall sisenes Ameerika õhuruumi Aleudi saarte kaudu. See liikus Idahosse ja triivis siis lõuna poole läbi Montana, otse üle Malmstromi Minuteman 3 raketisilode. Iga marsruudi osa läbis Ameerika strateegilisi objekte. Hiinlased olid tee hoolikalt valinud. Nad teadsid täpselt, kus nad tahtsid, et sensorid kuulaksid. Välisministeerium kinnitas hiljem, et õhupall oli osa laiemast Hiina õhupallide laevastikust. See laevastik on lennanud üle rohkem kui 40 riigi, 5 kontinendil. Washington oli lennutrajektoori all asuvates baasides tundlikud saatjad võrguühendusest eemaldanud. Juba see samm näitas, kui tõsiselt USA võtab Pekingi püüdlusi sisse vaadata. Satelliidid, mis iga päev kõrbe kohal tiirutavad, üritavad näha seda, mida ei tohiks näha. Laienev piiratud õhuruum, kaetud taksoteed, uus Angar Papoes. Iga üks neist on vastus sellele survele. Õhuvägi ei kaitse ainult olemasolevaid saladusi. Nad muudavad need ka raskemini kättesaadavaks. Saladuskate all hoitakse programme ja programmid õigustavad saladuskatet. See tsükkel toidab iseennast. Ameerika edelaosa võib olla suurim nähtamatu tööjõu koondumine USA ajaloos. Põlvkondade kaupa. 10 000 töötajad on veetnud kogu oma karjääri programmides, millest nad kunagi rääkida ei saanud. Lennukeid, mis muutsid sõjapidamist, ehitasid inimesed, kelle nimed ei jõudnud kunagi ajalehtedesse ja sageli ei jõua ka tulevikus. Selle tööjõu poolt loodi sõjalised eelised, mis määrasid Ameerika sajandi. Järgmise suure sõja saatus võib otsustuda juba esimestel päevadel. Õhu üleolek kujundab kõik, mis järgneb. Kõige olulisemad lennukid ei pruugi olla need, mida avalikkus täna teab. Need võivad olla need, mis seisavad angaarides ja mille olemasolu õhuvägi endiselt ei tunnista. Ameerika Ühendriigid ei ole üle 10 aasta kasutusele võtnud uut mehitusega õhu üleoleku hävitajat. Järgmise põlvkonna õhu üleoleku programm peaks seda muutma. Juba 2020. aastast pärinevad raportid viitavad sellele, et prototüüp on juba salaja Nevadas asuvast kompleksist õhku tõusnud. Teised riigid saavad osta kaasaegseid hävitajaid. Saudi Araabia on seda teinud. Araabia Ühendemiraadid on seda teinud. Lõuna-Korea on seda teinud. Mida nad ei suuda, on luua täiesti uus relvakategooria enne, kui keegi teine teab, et selline kategooria üldse olemas on. Mitte kusagil mujal pole koos sama geograafia, sama tööstusbaas ja sama institutsionaalne oskusteave ja sama kaitstud õhuruumi. Satelliit lendab üle. See jäädvustab kuiva järvepõhja, mõned angaarid, lennuraja, natuke piiratud õhuruumi. Pilt tundub tavaline ja seda vaatav analüütik ei leia midagi erilist. Just see ongi asja mõte. Sama süsteem, mis varjas revolutsioonilisi lennukeid külma sõja ajal, töötab ka tänapäeval. Õhujõudude salastatud eelarve ületab nüüd $30 miljardit aastas. Suur osa sellest rahast kaob siia kõrbe, rahastades rajatisi, programme ja lennukeid, mis jäävad avalikkuse eest varjatuks. Ja see ongi tegelik õppetund. Kõige väärtuslikum asi Nevada kõrbes pole kunagi olnud lennukid. See on võime neid salaja ehitada. Selleks ajaks, kui üks programm avalikustatakse, järgmine lendab juba järgmise turvakihi taga. Nii on see olnud juba üle 86 aasta. Ja kui see süsteem endiselt töötab, siis pole õhuvõimu tulevik tõenäoliselt miski, mida me veel näinud oleme. Kuid see on miski, mis on meid juba näinud. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun tellige kanal ja lülitage märguanded sisse. See tõesti muudab palju. Suur tänu veel kord ja kohtume järgmisel korral Mäpäkis.